Kas Nokia toob 10 korda vähem võimekust lauale kui Note 9? Alustame tehnilise poolega. Nokia ekraan on 2,4 tolli, Samsungil aga 6,4. Aku on Nokial umbes 2,6 korda väiksem. Vabandust. Tähendab see, et saad rahus kuni 11 tundi telefoni otsas istuda ja jutustada. Kaamera on 2 megapikslit versus Samsungi 12. RAM-i on 512 mega versus 6 giga. Foto- ja video kvaliteedis on väike vahe, aga mitte midagi hullu. Mõlema seadmega saab Google'i kaarti, otsingut ja assistenti kasutada. How's the weather like? Õnneks ei puudu ka e-maili lugemisvõimalus ning hädapärast saab ka Facebookis jaga ja võida mängudes osaleda. Kõige olulisem küsimus. Kas lemmik YouTube'i kanalit ka näeb? Muidugi, nii et ära unusta subscribe nuppu vajutada. See ei ole tavaline iPhone 7. See on minu iPhone 7. Ma olen seda telefoni kasutanud umbes täpselt 2 aastat. Nokiat lähemalt vaadates on tegemist päris ägeda aparaadiga. Vanakooli nupud, aktiivne klapp, ekraan, mis ei allu puudutustele, aga alles on jäetud klappi auk. Veidi kummaline on muidugi laadimispesa. Vana generatsiooni micro USB, mitte Type-C. Viska ka alla kommentaar, millal sina viimati nuppudega telefoni kasutasid ja mis telefon see oli. Põnevaks aga läheb siis, kui klappi lahti teeme. Banaan jooksutab KaiOS-i, mis on populaarsuselt teine mobiilne operatsioonisüsteem Indias. Ja see on päris suur asi. India on väga suur turg ning selle tarkvara olulisusest annab ka aimu Google'i päris asjalik investeering KaiOS-i. Lihtsalt öeldes on KaiOS ääretult madalat raudvara vajav süsteem, mis annab rumalfonidele päris palju tarkust. 4G, GPS, Wi-Fi, HTML5 ja isegi algelisel kujul aplikatsioonipood. Nii et elementaarsel tasemel nutikus, aga seda super kasutajasõbraliku hinna eest. Kõiki neid asju teeb Note 9 oluliselt paremini ja enamatki. Aga selle eest tuleb ka rohkem kui 10-kordset hinda maksta. Kahju, et uissimäng ära rikuti. Leian, et Nokia retrofonide tagasitoomine, aga oluliselt modernsemal kujul on tõsiselt mõistlik. Turg on ju sellistel seadmetel meeletu. Alates arengumaadest, kus inimestel pole võimalik kallimaid telefone osta. Vanemate inimesteni, kellel puudub igasugune vajadus superkompuutri järgi taskus ning laste ja noorteni välja. Nii et Android ja iOS. Te olete tublid, et lasete inimestele ekraani aega piirata. Aga see siin on oluliselt parem ja odavam lahendus. Enne kui sa lähed, jah, me anname 2 Nokiat ära. Kogu informatsioon, mis tuleb teha, et võita, on all kirjelduses. Aitäh!